Nii, aga lähme siis teele selle esitlusega. Nii, ma loodan, et teil on nüüd täis ekraan ja kiirelt sissejuhatuseks ka selles osas annan ülevaadet, millest me üldse räägime, kui me räägime formaal- ja mitteformaalõppe lõimingust, sest ka selles osas on teadlikkus üsna varieeruv ja annan kergelt ka ülevaate sellest, miks me üldse sellest teemast räägime. Alustame hästi praktilisest tasandist, et mis asi see formaal- ja mitteformaalõppe lõiming siis on. Ta tegelikult ongi protsess, mille kaudu luuakse tingimused mitteformaalõppe arvestamiseks, teadvustamiseks ja tunnustamiseks formaalõppes. Mitteformaalõppe all me mõtlemegi huviharidust, huvitegevust, noorsootööd. Formaalõppe alla lähevad siis tasemeõppe võimalused, üldharidus ja ka kutseharidus siia alla kuuluvad. Formaal- ja mitteformaalõppe lõimingust nüüd võib mõelda veel samm edasi kui eesmärgist, meie ühisest eesmärgist, mis on fikseeritud, kirja pandud meie haridus- ja noortevaldkonna arengukavades aastani 2035. Ja muidugi veel suuremalt mõeldes see lõiming ongi siis mõtteviis terviklikust haridussüsteemist, kus oma osa mängivad nii formaalharidus, mis me saame koolist, kui ka siis mitteformaalõppe võimalused ja muidugi igapäevastes tingimustes toimuv informaalne õpe. Selle eesmärk on ikkagi saavutada olukord, et mitteformaalses õppes omandatu oleks meil teadvustatud, tunnustatud ja õppekava täitmisel arvesse võetud. Ja see ikkagi panustab sellisesse laiemasse sihti, et kõigi õpilaste tugevused, anded ja igakülgsed arenguvõimalused oleksid siis toetatud. Sellest võib välja lugeda juba seda, et peamised formaal- ja mitteformaalõppe lõimingu kasusaajad on õpilased, aga vähem tähtis ei ole ka erinevate ressursside kokkuhoiu võimalused, mis sellega kaasnevad. Võib-olla te mõtlete, miks see kõik, miks meil üldse on vaja mitteformaalõpet lõimida. No tõin siia taustale natukene statistikat ja mitteformaalõppe lõimimine formaalharidusega on ikkagi osa sellisest suuremast õppimiskohustuse reformist, mis siis rakenduski 2025. aasta 1. septembrist ja kahjuks on nii, et igal aastal jääb meil keskhariduseta circa 2000 noort. Võib-olla see tundub selline abstraktne arv, aga see tähendab umbes 40 bussitäit noori igal aastal siis keskharidust ei omanda. Ja teatavasti me oleme väheneva sündivusega maa, et meil sünnib aastas 9000 last, et siis iga aasta kaotada potentsiaalselt tööturult 2000 noort on tegelikult väga suur protsent. Ja muidugi siia juurde muud kurvad statistikad, hiljutine vaimse tervise uuring tõi välja, et üle poolte 15-aastastest neidudest näiteks on kogenud juba elu takistavaid depressiivseid episoode. Vaimse tervise kriis on meil teatavasti. Ja see on ka teada, et mitteformaalõppes osalemine toetab õpilase püsimist ka formaalhariduses. Ehk siis, kui me toetame formaalhariduses seda tegevust, mis nii-öelda vaimset tervist ka toetab, siis me omakorda saavutame selle, et see laps ja noor jõuab kooli lõpetatud ja saab oma iseseisvat elu alustada siis paremate teadmiste ja oskustega. Noh, muidugi ei saa siin kõrvale jätta seda fakti, et kohustus on mitteformaalset õpet arvestada alates 1. septembrist käesoleval aastal, kui selleks siis lapsevanem või siis täisealine õpilane ise.
soovi avaldab ja õpitulemustega kattuvus on. Nii, saingi kiiresti sellise ülevaate antud ja annan nüüd sõnajärje Janele, et kui sa tahad, et ma liiguksin edasi, siis anna mulle teada. Liigu aga rõõmsalt edasi. Ütelgu kohe järgmine slaid, et siis saaks vaadata ka natukene sellele otsa, et mis meil siis praegu käimas on ja mis on siis olulised tegevused. Ehk siis, kui Tormi rääkis, et miks küsimusele vastates, siis vaataks nüüd, et kuidas seda formaalõppe, mitteformaalne õppe lõimingu rakendamist siis nii üle-eestiliselt kui siis ka fookuses on suuresti just, et ka kohalike omavalitsuste vaates piirkondlikult ühtset süsteemi luua ja sellist ühist arusaama, mis on ka väga selgelt selle õnnestumise aluseks, et me suudaksime omavahel kokku leppida need põhimõtted ja siis ka rakendamise süsteemid ja omavahelise infovahetuse. Ja selleks on väga oluline ka erinevate nende tasandite vahel selliste heade praktikate, materjalide ja mudelite ja sealhulgas ka erinevate probleemkohtade ja küsimuskohtade jagamine, et me saaksime selles üsna kompleksses teemas jõuda parimate lahendusteni. Et see ongi mingis mõttes ka omamoodi katsetamine ja see on igati aktsepteeritud selles protsessis, et jõuda siis paremate lahenduste ja võimalusteni, sest lõpuks on see kõik siis nende õpilaste huvides. Aga selle vaates peabki olema ka selge just kohaliku omavalitsuse tasandil, et kuidas seda tehakse, ehk siis oluline on käima tõmmata nii-öelda selline võrgustikutöö, kus ka siis erinevad osapooled oleks kaasatud ja oleks kokku lepitud ka see infovahetus, et miks see lõiming oluline on ja samas ka, et mida üks või teine osapool teeb. Ja selles osas on siis nii-öelda riigi vaates ka siis toetus kohalikele omavalitsustele, et sellist rakendust teha, sellest ka Tormi hiljem räägib. Ja meil on abiks ka 5 väga asjalikku lõimingu mentorit, kelle info me ka peagi kohe avaldame Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel ka ja selle süsteemi, et meil ongi just käimas ka sellise süsteemi kokkuleppimine. Ja kindlasti nagu eelpool ka öeldud said, et igasugustes küsimustes palun pigem pöörduda kui mitte pöörduda. Et kui me hetkel ka seda küsimusele vastust ei tea, siis tuleb koos mõelda, mis see siis vastus on. Ja Haridus- ja Noorteameti poolt ka kindlasti soovime veelgi paremini üles ehitada kohalike omavalitsuste omavahelist sellist võrgustikutööd ja infovahetust, mitte ainult lõimingu teemades, vaid ka kõikides muudes erinevates väljakutsetes, mis siis täna meil kõikide töölaual on. Ja mida meie siis saame Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Harno poolt teha, on see, et ka koondada siis erinevaid materjale ja mudeleid ja seda on siis ka Haridus- ja Teadusministeeriumi lõimingu kodulehele juba erinevas mahus siin juba olemas, et tasub sealt uurida, et sellest ka saame rääkida veel. Paneme järgmise slaidi. Et üks selline oluline küsimuskoht siin on ka siis see, et kuidas just neid õpitulemusi õppijast lähtuvalt mõtestada, et võib-olla teatud ainetes on see lõiming olnud ka juba varasemalt üsnagi tuttav teema koolide jaoks, on see siis liikumisõpetuse või muusikaõpetuse raames, aga täna siis tuleks ka lauale tuua erinevad teised mitteformaalse õppimise võimalused ja selles osas kindlasti on seda diskussiooni ja arutelu vaja veel edasi jätkata, et siis ka need õpitulemuste teemad saada selgemaks ka noorsootöö valdkonnas, ka siis, kui me räägime nii-öelda nende õpilaste, kes on aktiivsemad õppijad mitteformaalõppes või ka formaalõppes teemasid, siis
Nende õpitulemuste arvestamine on üks nii-öelda skaala ots, aga teiselt poolt peaks see lõiming toetama ka siis neid noori, kellel võib-olla see õpihuvi on pigem kadunud ja mõelda, kuidas me saame siis selliseid paindlikumaid õpiteid luua. Ehk siis see on siis ka nii-öelda meiepoolne valmidus just sügisel 2026 rohkem korraldada selliseid kokkusaamise ja koostöö arutelusid, et siis ka sellised teemad saaksid selgemaks. Lisaks on siis praegu ka toimunud 20. mail meil selline kohaliku omavalitsuse spetsialistide võrgustiku kohtumine, kus oli lõimingu osa ka üsna suur ja need materjalid on ka Haridus-Teadusministeeriumi kodulehel olemas, et soovitan sinna sisse vaadata, et seal oli siis ka võrgustikutöö koolitus, nii selle koolituse materjalid olemas, kui siis ka tegime sellise KOV-ide jaoks sellise lõimingu rakendamise kontrollnimekirja, sellise checklisti, et käia läbi, et kas meie piirkonnas on lõiminguks erinevad sellised teemad läbi mõeldud ja mida siis saaksime teha, et selline väike analüüsi tööleht. Lisaks siis on plaanis Haridus- ja Teadusministeeriumis arendada alates siis sügisest või hakata arendama ka sellist erinevate õppeinfosüsteemide liidestamist, et soov on siis ka neid isikupõhiseid andmeid vahetada praegu siis 4 süsteemis, Arno, e-kool, Stuudium, Juhan. See võtab kindlasti aega, et see nüüd kohe lähiajal selliseks abiliseks erinevatele osapooltele ei saa. Aga kindlasti kogume siis ka sisendit, et kuidas see erinevate osapoolte vaates paremini toimiks. Minu poolt kiirelt kõik, et tahaks jätta aega just selle juhendi materjali tutvustamiseks nendele autoritele ja siis julgustan tõesti küsima ka küsimusi. Aitäh! Sõna siis Reginale või Anetile, ma ei tea, kumb alustab. Nii, tere ka minu poolt. Mina olen Anett Schultz, Civita projektijuht ja rõõm on näha nii suurt huvi lõimingu teema vastu. Meie hea meelega räägime Regina-Helena Sulgiga, meie poolt kaasatud haridusvaldkonna eksperdiga, siis hiljuti valminud formaal- ja mitteformaalõppe lõimingu juhendmaterjalist. Võib-olla alustuseks räägiks natuke taustast ka, et siin juba eelpool kõnelejad kenasti rääkisid ära need probleemkohad, miks on vaja lõimida. Ja ma korra räägin üle, miks oli vajalik koostada juhendmaterjal lõimimiseks. Et haridusvaldkonna arengukavas 2021 kuni 2035 on ka ühe kitsaskohana välja toodud see, et varasema õppija töökogemuse arvestamine ei ole ühiskonnas soovitud kujul veel juurdunud. Ehk siis formaalõppes ja kutse taotlemisel ei arvestata piisavalt mitteformaalõppes, informaalõppes ja ka siis töökogemuse kaudu omandatud teadmisi ja oskusi. See tähendab seda, et meil võib olla tegelikult andekas õpilane, kes on väljaspool kooli väga aktiivne, aga tegelikult tema selliseid õpioskusi formaalhariduses ei tunnustata ja ka ei arvestata. Et see on selline probleemkoht, et kuigi meil on väga palju või ütleme mitmeid näiteid edukast lõimingust üle Eesti. Peast suudan kohe nimetada Pärnut ja Viimsit ja siin on veel palju teisi, kes väga edukalt on juba lõiminguga tegelenud. Tooks tagasi äkki selle eelmise slaidi. Nii. Jah, et siis nagu sai mainitud ka, et siis eelmise aasta septembris toimus ka suurem muudatus põhikooli ja gümnaasiumi seaduses. Ehk siis nüüd formaalhariduses tuleb üle vaadata õppija või siis tema esindaja poolt esitatud avaldus mitteformaalõppe arvestamiseks, et juhul, kui see on võimalik ja õpitu vastab õppekavas sätestatud õpitulemustele, siis seda tuleb kindlasti arvestada. Et see on kindlasti väga positiivne muudatus
eelkõige siis õpilase vaatest, aga ma usun, et kogu süsteemi vaatest ka tegelikult. Ja selleks, et siis riiklikke eesmärke paremini täita, oligi vaja luua see juhendmaterjal ja tegelikult me oleme oma uuringute puhul juba korduvalt tajunud ja näinud, et sellise juhendmaterjali järele on väga suur vajadus erinevate osapoolte puhul, on see siis õpilane, tema esindaja, mitteformaalõppe esindajad, formaalõppe esindajad, KOV-id, et tegelikult seda selget nagu arusaamist, kuidas lõimida veel süsteemis ei ole. Ehk siis see juhendmaterjal on selles mõttes väga oluline. Kindlasti ei ole tegu võluvitsaga, kõiki probleeme kohe ära ei lahenda, aga kindlasti olulised suunised ja selline teekaart on kindlasti selle juhendi näol olemas. Nii, nüüd võib minna järgmisele slaidile. Nii, mõned sõnad ka sellest, kuidas juhendmaterjal valmis. Kõigepealt soovisime koguda sellist sisendinfot ja vestlesime 5 KOV-iga. Suured tänud teile Tallinn, Tartu, Elva, Viimsi ja Pärnu. Korraldasime siis 5 fookusgruppi, kus osalesid siis erinevad lõimingu osapooled. See ongi siis lapsevanem, õpilane, formaalhariduse esindajad, mitteformaalhariduse esindajad ja KOV-ide esindajad. Siit kogusime kokku kõik olulised mõtted ja koostasime sellise esmase juhendmaterjali. Tuleb tunnistada, et esimene versioon oli üsna toores ja siis me lasime testida seda versiooni 3 KOV-il. Tartu, Elva, Viimsi, veel kord aitäh teile. Saime ka sealt väga palju olulist infot ja häid mõtteid, mida me ka siis püüdsime sellesse täiendatud versiooni veel kord siis juurde lisada ja parendada seda versiooni. Ja siis oligi meil niimoodi Q2 käis selline aktiivne juhendmaterjali täiendamine, ülevaatamine ja nii-öelda põrgatamine siis HTM-i ja meie vahel. Ja olemegi jõudnud siis siia faasi, kus see juhendmaterjal on juba Haridus-Teadusministeeriumi kodulehel üleval ja nüüd 6. detsembrini on võimalik siis igal ühel teist anda ka tagasisidet ja sellest räägib siis lähemalt ka Regina Helena. Aga minu poolt aitäh ja sõna Regina Helenale, kes siis tutvustab seda materjali lähemalt. Aitäh! Ja tere ka minu poolt. Ja alustuseks kohe vabandan, mul on kevadsuvi on viinud minu hääle, nii et ma räägin natukene madalamal ja mahedamal häälel, kui ma tavaliselt seda teen. Räägin siis sellest, et kellele ja miks, mis sisu see juhendmaterjal toob ja siis lähen natuke selle juhendmaterjali juurde ka. Et enne kui vaatame, mis juhend sisaldab, on oluline mõista, kellele see on kirjutatud. Et see ei saa kirjutada ühte juttu, mis peaks rahuldama kõiki osapooli, et kuna osapooled on erinevad, siis peab ka olema nendele erinevad siis sõnastused. Ja juhend hõlmab siis 4 sihtrühma, igaühel oma osa. Esiteks on õpilased ja nende esindajad. Nemad saavad juhendist selguse, millised on nende õigused, millistel tingimustel saab mitteformaalõppes omandatud arvestada ja kuidas taotlemise protsess käib. Teiseks üldhariduskoolid, koolijuhid, õpetajad ja õppejuhid. Nende jaoks on juhendis kirjas, kuidas korraldada arvestamist nõnda, et see oleks süsteemne, läbipaistev ja võrdne kõigi õpilaste suhtes. Aga siinjuures kindlasti ei saa unustada õpilase individuaalsust. Kolmandaks on mitteformaalõppe pakkujad, huvikoolid, noorsootöötajad, spordiklubid ja nii edasi. Nemad saavad juhendist tuge selleks siis, kuidas dokumenteerida õpilase arengut sellisel viisil, mida kool saab siis kasutada arvestamiseks.
ja neljandaks, kohalikud omavalitsused, nende roll on siis luua piirkondlik raamistik, mis ühendab koolid ja mitteformaalõppe pakkujad ning tagab, et lõiming ei jää üksikute inimeste entusiasmi peale, mis tihtilugu kipub olema. Ja nüüd ma hea meelega võtan ekraani jagamise enda peale ja lähen sinna, kus ma saan teile tutvustada siis kus seda juhendmaterjali leiab ja kui sa saad jah, täpselt lõpetada selle jagamise, siis ma saan kohe ise hakata jagama. Nii, väga hea, on nähtav Haridusministeeriumi kodulehekülg. Kas on nähtav? Ja on küll nähtav. Väga hea, et kus see juhendmaterjal üldse asetseb, siis kui me lähme üldharidus ja noored peale, siit leiamegi formaal- ja mitteformaalõppe lõiming, kus siis on toodud välja mõisted, korduma kippuvad küsimused ja juhendile me leiamegi siit, et vajutades selle peale avaneb teile juhend, ma panen enda teised. Nii, kas ma teen suuremaks, on vajadus suuremaks tegemisel või natukene vist teen? Et siis on paremini näha. Ja kohe siis sisukorra juurde. Need juhend on siis üles ehitatud nii, et esimesed 2 peatükki on mõeldud kõigile, et need selgitavad, mis on formaalõpe ja mitteformaalõpe, mis on lõiming ja millised lõimingu erinevad vormid ja samuti siis sees see õiguslik alus, millest ka siin eelnevalt räägiti, põhikooli ja gümnaasiumiseadus. Ja need 2 peatükki loovad siis ühise keele ja tausta selle lõimingu protsessis ja need kindlasti oleks vajalik läbi lugeda, et edasi liikuda. 3. peatükk on siis selle juhendi kõige mahukam osa, seal on igal osapoolel oma alapeatükk, nagu ka eelnevalt rääkisin, õpilased ja nende esindajad, koolijuhid, aineõpetajad, koolijuhid, mitteformaalõppeasutuse juhid, õpetajad ja KOV-id. Ja igal alapeatükil on konkreetne tegevusjuhis, mitte ainult üldised soovitused, vaid samm-sammult kirjas, mida siis tegema peaks hakkama. 4. peatükk kirjeldab arvestusprotsessi, millistel põhimõtetel mitteformaalõppes omandatut arvestatakse ja kuidas protsess üldse välja näeb, taotlusest kuni otsuse ja teavitamiseni. 5. peatükk toob head praktikad, näiteid Eesti koolidest ja rahvusvaheliselt näiteid inspiratsiooniks. Ja kindlasti need, kes on koordinaatori rollis, kas siis juba praegu või saavad olema tulevikus, on nad KOV-i esindajad, koolijuhid, õppejuhid, huvijuhid, et vastavalt, kuidas iga kool siis leiab ja võimaldab. Soovitan kindlasti koordinaatoritel tutvuda kõikide osapoolte rollikirjeldustega, mitte ainult siis enda osaga, et see annab ja loob tervikpildi ja aitab koostööd palju paremini kindlasti korraldada. Aga siis nüüd natukene juhendi sisu juurde, alguses siis sissejuhatus. Ja siis 1., 2. peatükk, et kui ma liiga kiiresti liigun, siis te võite mulle öelda, et ma ei tahaks päris virvendada teie ees, aga ma päris sõna-sõnalt seda teksti ka siin ette lugema ei hakka. Peatükk 1 ja 2 on mõistete selgitus ja siin kindlasti tuleb ära kohe vastata see küsimus, et mis on väga palju tõstatunud, et lõiming ei tähenda, et õpilane vabastatakse ainetundidest. Et see hirm on põhjendatav ja arusaadav, olen seda ka ise kogenud ja tajunud üsna palju, aga see juhend siis näitab, miks see nii ei ole. Et eesmärk on üldpädevust või pädevuste süvendamine, ja õppimise siis tähenduslikumaks muutmine. Et näiteks õpilane, kes on käinud mitu aastat muusikakoolis, kuskil teaduskoolis, et seda arvestataks ka formaalõppes, et see ei läheks kuskile kaduma. Et sellisena siis näevad välja 1. ja 2. peatükk, kus on probleem, mitteformaalõppe arvestamine, eesmärk ja siis see seaduslik pool ka toodud juurde ja siis 2. peatükk üldiste soovitustega.
aga ma tõesti soovitan kõigil, kes sellega tegelema hakkavad, need esimesed 2 peatükki läbi lugeda. Nii, 3. peatüki juurde minnes. 3. peatükk on siis, kirjeldab osapoolte rolle ja on vast üks olulisemaid, et see on kindlasti selle juhendi süda. Ja iga rolli kirjeldus on üles ehitatud sama loogika järgi, et kõigepealt on näidatud, miks lõiming just sellele osapoolele kasulik on, mitte kohustus, vaid kasu, et näeme asju teise poole pealt, kasu poole pealt. Seejärel tulevad konkreetsed tegevused samm-sammult ja lõpus on siis praktiline meelespea ja tegevuskirjeldus, tegevusjuhis, vabandust. See struktuur on absoluutselt igas peatükis samasugune, et on lihtne uuesti vaadata ja leida see oma osa, mis huvitab. Ja lähengi siis kohe edasi õpilase ja tema seadusliku esindaja juurde. Nagu ütlesin, siis on kasud, siis on samm-sammuline tegevus kirjeldatud punktidena välja toodud kenasti värviliselt, et hakkaks silma. Ja siis on tegevusjuhis, mis on selles mõttes hästi hea materjal ka väljaprintimiseks ja jagamiseks just eraldi lehena. Et siin tegevusjuhises siis on lühidalt kokku võetud eneseanalüüs, info kogumine, taotluse esitamine, dialoog kooliga ja välja toodud siis väiksed punktid. Kui järgmise peatüki, alapeatüki juurde jõuame, siis on siin tegevus formaalõppe koolijuhile. Formaalõppe koolijuht siis kehtestab raamistiku kooli õppekavas, määrab rollid ja tagab, et protsess oleks läbipaistev ning kõigile õpilastele võrdne, arvestades siis õpetaja juba edaspidi saab arvestada õpilase individuaalsusega ja näete, jälle on kõik täpselt samasugune ülesehitus ja samamoodi formaalõppe koolijuhi tegevusjuhis 4 punktina välja toodud, mis on siis kenasti vaadeldav. Kui me lähme edasi, siis jõuame aineõpetaja juurde, kes hindab ja hindab individuaalselt, et kas formaalõppes omandatu vastab ainekava õpitulemustele ja teeb otsuse selle põhjal. Professionaalne autonoomia seejuures on kindlasti kaitstud, et õpetaja on see, kes saab selle lõppotsuse teha. Ja kindlasti ka panen südamele, et hindamine ei oleks lihtsalt formaalne, et see ei oleks hindamine sellepärast, et mingisugune linnuke oleks täidetud kuskil, vaid see võiks olla või peaks olema sisuline, et arvestama just seda, mis on see õpilane omandanud. Edasi minnes jõuame siis mitteformaalasutuse juhi tegevuse juurde, kus on samamoodi välja toodud siis kasud ja siis tegevused. Mitteformaalõppeasutuse juht loob süsteemi õpilase arengu kirjeldamiseks viisil, mida kool saab kasutada ja korraldab koostööd siis formaalõppeasutustega. Ja samamoodi tegevusjuhis kenasti 4 punktina välja toodud. Et ei tahtnud panna siia liiga palju teksti ja üritasime seda visuaalset poolt ka vaadata, et see oleks kenasti haaratav ja loetav. Mitteformaalõppe juhendaja, õpetaja kirjeldab õpilase arengut ja annab tagasiside, mis näitab siis konkreetselt omandatud oskusi ja mitte ainult osalemist. Et ainult osalemine ei ole lõimimine, et ikkagi on vaja välja tuua need oskused, mida see õpilane konkreetselt on seal mitteformaalõppes siis omandanud. Ja viimane alapeatükk selles peatükis on KOV-i roll, kohaliku omavalitsuse roll, mis on vast kõige mahukam ja suurem selle siis tegevustes, et ta peab tooma need siis asutused kokku, kujundama piirkondliku raamistiku, looma koostöövõrgustiku koolide vahel
mitteformaalõppe ja formaalõppe pakkujate vahel ja tagame, et lõiming ei sõltuks siis üksikutest inimestest siis üksikute inimeste initsiatiivist. Et see on küll siis KOV-i üsna suur roll. Ja samamoodi siis 4-punktiline tegevusjuhis, mille saab endale seina peale panna. Kui me nüüd läheme edasi 4. peatüki juurde, siis 4. peatükis on arvestusprotsess, et põhimõtteid on 5, nagu ka siin välja toodud: vastavus õpitulemustele, vastavus õppekavale, individuaalsus, läbipaistvus ja võrdne kohtlemine. Ja see protsess käib siis nii, nagu ma ka algselt seletasin: õpilane teeb taotluse, aineõpetaja hindab vastavust ainekava õpitulemustega, kool teeb otsuse ja teavitab koos sisulise tagasisidega, et siin on värviliselt välja toodud ka need 5 tegevust. Ja kui me jõuame nüüd viimase peatükini, 5. peatükini, ma natuke kiiremini liikusin nüüd, et siin on toodud siis välja head praktikad, et need on päris lood, mitte teoreetilised näited, et siin on välja toodud õpilane, kes käib muusikakoolis ja kelle muusikaõpetaja arvestab tema esinemiskogemust ainetunni osana. Teine näide gümnaasiumiõpilasest, kes osales rahvusvahelisel loodusteaduslikul suvekursusel. Ja siis on ka rahvusvahelised näited: Soome lumakeskuste võrgustik ja Iirimaa üleminekuaasta, et see on hästi vahva. Kohe ma jõuan ka selleni. Ja et Iirimaa üleminekuaasta on siis koolisüsteem, keskkoolisüsteem 15–16-aastastele õpilastele vabatahtlik 1-aastane programm, mis toimub põhikooli ja gümnaasiumi vahel. Ja selle peamine eesmärk on siis laiendada õpilaste silmaringi, arendada iseseisvust ja vaimset küpsust väljaspool traditsioonilist klassiruumi. Et need on sellised head näited inspiratsiooniks. Ja aitab vast endal luua mingisuguse maailma sellest, kuidas siis oma kooli maailma, kuidas luua siis teha seda lõiminguprotsessi. Ja kui ma nüüd lähen, ma arvan, et võib lõpetada selles, mina lõpetan, vabandust, õigus, kohe võtan lahti. Mina lõpetan jagamise ja võib panna slaidid. Võib lisada slaidid uuesti tagasi 5. slaidi peal või mis see meie 5. slaid oli. Ehk siis tagasiside andmise võimalus. Nii nagu ka Anette alguses ütles, on kindlasti tagasiside andmise võimalus. Ja selle juhendmaterjali juures tuleb kindlasti aru saada, et see ei ole lõplik dokument, et see materjal on elav ja see on kohendatav ja see on, ühesõnaga, seda saab sisuliselt veel palju rohkem kindlasti paremaks teha ja neid siis tegevusi on nii palju erinevaid, mida saab selles materjalis veel välja tuua. Aga see saab siis paraneda kasutaja kogemuste põhjal, et tagasiside põhjal siis viiakse sisse parandused, enne kui see juhend saab lõpliku kinnituse. Ja see tagasiside kogumine on avatud protsess. Muidugi ma sealsamas leheküljel, kus te leidsite selle juhendmaterjali Haridusministeeriumi kodulehekülje pealt, siis seal on, mul nüüd jäi see näitamata, et seal on siis viide siis sellele lingile, kus kaudu saab tagasisidet anda. Ma ei tea, kas ma näitan seda korra veel, jagan ekraani või kuidas see tunnetus on? Regina, ma arvan, et ei ole vajalik selles mõttes, et me jagame ka esitlusslaidid ja kõik need viited jäävad ka sinna, et ma usun, et kõik leiavad selle üles väga ilusti. Selge. Ja tagasiside, miks teie tagasiside on oluline? Sellepärast, et teie oletegi need, kes seda mitteformaalõppe lõimingu kõiki võtmesihtrühmi esindate.
et kindlasti kohaliku omavalitsuse esindajad näevad, kas piirkondliku koostöö korraldamine on juhendis piisavalt selge, saate välja tuua seal probleemkohad, saate rääkida oma näiteid tuua, koolijuhid näevad, kas koolile pandud ülesanded on realistlikud ja õpetajad näevad, et kas hindamise põhimõtted on praktikas rakendatavad, et kindlasti teie kogemus on asendamatu. Tagasiside andmine käib siis Haridus-Teadusministeeriumi lehekülje kaudu, mida ma teile ka näitasin, et seal, kus see nupuke oli juhend, seal all on siis viide, et tagasiside saab anda siit ja sinna te vajutate, sealt tuleb siis link siis sellele tagasiside vormile, mida te saate täita. Ja lõpetuseks ma vast ütlen, et seda, et edukal lõimingul on 3 alustala. Väärtustamine, koostöö ja süsteemsus. Ja lõiming ei ole lõplik ja suletud süsteem, et seal lõimingul on nii palju erinevaid variante ja võimalusi. Jah, mitte variante ei ole hea sõna, vaid erinevaid võimalusi. Ja need on ajas kindlasti arenevad, muutuvad ja see loob partnerlused koolide ja mitteformaalõppe pakkujate vahel ja lapsevanemate KOV-ide vahel, et see kindlasti on süsteem, mida me saame toetada ja arendada ise. Et selles mõttes on see positiivne. Kindlasti ka, et ei ole ette antud kindel vorm, et nüüd tee nii, vaid seda saab ise mõelda, kuidas on sinu kooli jaoks see kõige parem. Nii, minu poolt on siis praegu kõik ja ma saan aru, et tuleb küsimuste voor. aitäh, Regina, ma küsikski võib-olla, et kellel on juhendi osas konkreetseid küsimusi, et siis võiks kõigepealt võtta need ja siis meil on ka mõned küsimused tulnud lõimingu osas. Et siis saame ka need ära vastata. Et kas on kellelgi soovi küsida, et siia praegu chati ei ole otseselt ühtegi küsimust laekunud. Et võib-olla see Tormi paned slaidid tagasi, et siis saab minna nende tulnud küsimustega edasi. Mõttesse mõni lõiminguga seotud küsimus, et siis võib ka selle praegu esitada. Ja ma omalt poolt võin öelda, et mina olen alati hea meelega valmis aitama ja toetama ja mõtteid jagama selles osas. Ja siis kõike ei jõudnud väga detailselt oma nende tegevusslaididel välja tuua, aga seal oli ka siis väike viide, et Regina on arendanud oma meeskonnaga sellist nagu õpitulemuste mõtestamise õpimapi digikeskkonda. Et selle viite leiab ka siis slaididelt. Nii. Et siis ka need selles osas võib pöörduda. Nüüd mul mikrofon vist töötab ka uuesti. Ja töötab, kõik on kuulda. Okay. Väga hea. Aitäh nendele inimestele, kes jagasid ka oma küsimusi registreerimisel. See andis meile võimaluse siis ka juba siin aknas vastata neile. Ja üks küsimus puudutas siis valikeksameid, et kas näiteks muusikakooli lõpueksamit saaks arvestada üldhariduskooli valikeksamina. Ja tõepoolest saab ja seda ka juba tehakse. Et selleks on täiesti õiguslik alus olemas ja on siis võimalik arvestada muusikakooli lõpueksamit koolieksamina. Siis oli küsimus, kuidas noorsootööd oleks võimalik mitteformaal- ja formaalõppe lõimingu käigus arvestada. Ja tahangi siinkohal öelda, et noorsootööl on väga suur potentsiaal ja
ta reaalselt ka õpetab lastele erinevaid oskusi, spetsiifilisemaid oskusi ja ka üldpädevusi. Et selles suhtes tasub kindlasti vaadata noorsootöö sisse, noorsootöö tegevuste sisse ja proovisin siin mõned mõtted kirja panna seoses sellega, et kuidas siis võiks arvestada, et esimene soovitus kindlasti noorsootöötajatele oleks korra vaadata kas põhikooli või gümnaasiumi riikliku õppekava ainekavasid. Tundub väga hirmutav võtta kätte riiklikud õppekavad, aga tegelikult õppekava on täitsa tore dokument ja selgitab ära, mida siis iga õpilane peaks kas siis põhikooli lõpuks või gümnaasiumi lõpuks omandama ja kust tekivad ka need siis arvestamise alused, et õpitulemuste põhine see lõiming meil on ja mõne näitena, mida ma tean, et noorsootöö kontekstis on arvestatud, on näiteks projektide elluviimine, kas siis näiteks loovtöödena või siis täitsa ka ühiskonnaõpetuse tundides on teatud osa ainekava õpitulemustest siis nii-öelda üle kantud või ära saadud arvestada, et siin tasub kindlasti vaadata ennekõike näiteks ühiskonnaõpetuse õppekavasse, aga noored võivad ellu viia projekte ka teistes õppeainetes, näiteks meie noored on väga keskkonnateadlikud, siis kohe võib seal haakuvus tekkida ka näiteks loodusainete tundidega. Võib ka mingi liikumisõpetuse teema siin tulla mängu, kodundus, käsitöö, nüüd on tehnoloogiaõpetus, väga paljudes noortekeskustes toimuvad ka kokandusringid näiteks või muud huviringid, et sealt ka on võimalik siis seda sidet luua. Et täiesti, mina ütleks, et lõimingul ei ole piire, aga eks teatud mõttes piirid seab õpitulemused, et kui need õpitulemused saavutatakse, siis tegelikult ju arvestuse alus on olemas. Aga siin on kindlasti veel variante, mida kiiruga siin ei jõuagi ette lugeda, et tasub koos näiteks Eesti Noorsootöötajate Kogu ja ka Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega sellel teemal arutada ja sügisel meil ka sellised ühised arutelud planeerimisel on. Nii, ja siin siis üks küsimus, mis on natukene pikem, seotud sellise mõistega nagu vabaõpingud. Ehk siis küsimuse taust oli just kutsehariduse kontekst, et kuidas siis arvestada selliseid õpinguid, mis on võib-olla juba toimunud aastate möödudes. Et kas igasuguseid õpinguid või tegevusi võiks arvesse võtta. Et kui me räägime ikkagi mitteformaalõppest, siis me ennekõike räägime sellistest süsteemsetest juhendatud tegevustest. Kõigil ei pruugi olla õppekava, küll aga võiksime mõelda mitteformaalõppes ka sellele, et meil tekiks ikkagi tegevuste kirjeldus, mis sisaldab siis, mida tehakse, kuidas tehakse, kas kuidagi arengut ka hinnatakse. Ja see loob aluse siis ka sellele, et oleks mida võrrelda ja potentsiaalselt siis arvesse võtta õppekavade täitmisel. Et ei saa öelda niimoodi, et konkreetne maht peaks olema täidetud või ei saa ka öelda, et see õppimine peab olema toimunud siin näiteks viimase 5 aasta jooksul, sest teatavasti mõne asja õppimine võtab hetke, aga teise asja õppimine võib võtta aastaid ja mõnda asja me mäletame elu lõpuni, aga mingid asjad ununevad ja siia juurde tulebki siis selline refleksioon ja oma õppimise mõtestamine ka, et ka tihtipeale ei piisa ainult sellest, et me esitame tunnistuse. Et tunnistus küll näitab, mida sa teatud hetkel oled omandanud, aga see refleksioon ja õppimise mõtestamine on siinjuures õpilase õpikogemuse mõttes ikkagi oluline ja vajalik.
nii, et need 3 küsimust meile varasemast tulid. Mentorite küsimus oli ka ja selle info me saame ka jagada siia veel juurde. Et rohkem selliseid spetsiifilisemaid küsimusi meile ei saadetud ette, aga avaksin siin ka uuesti mikrofonid, et äkki te tahate siin ikkagi ise ka oma häälega või ise kirjutades küsida juurde midagi. Tormi, ma pakuksin välja, et võib-olla me peaksime minema selle toetusvooru osa peale ja siis jätame äkki need ülejäänud küsimused lõppu, kui sobib. Et siis me saame olla ajaraamis ja siis, kes on arvestanud selle ajakavaga, et saavad siis selle info kätte. Ehk siis jah, meil üks küsimus on ka praegu vestlusaknas, aga selle siis, kui lubad, lükkame lõpupoole. Okei, kui sisuliselt sobib, et siis miks mitte. Aga olgu, lähme siis selle taotlusvooru teema juurde. Ja juhend, mida Regina ka tutvustas ja Anette seda protsessi tutvustas, siis tõi hästi esile selle, et lõimingul on väga palju erinevaid osapooli, kellega koostöös lõiming toimuda saab. Ja võib-olla sellist keskset rolli täidab ikkagi kohalik omavalitsus koolide pidajana ja asutuste pidajana. Ja sellest lähtuvalt ongi siis praegu planeerimisel kohalikele omavalitsustele taotlusvoor. Selleks, et siis toetada kohalikul tasandil formaal- ja mitteformaalõppe rakendustegevusi ja ennekõike siis toimiva koostöövõrgustiku loomise kaudu. Ja sellesse koostöövõrgustikku peaksid siis kuuluma ennekõike selles piirkonnas tegutsevad formaal- ja mitteformaalõppeasutused. Ja isegi oleme siin välja toonud ka kutseõppeasutused, võib-olla mõnevõrra üllatavalt teile ka riigikoolid ja erakoolid. Ja muidugi mitteformaalõppe pakkujad rõhutavalt siis sõltumata nende omandivormist. Selgitan siia juurde, miks võib-olla selline lai määratlus. See on võetud seetõttu, et õpilased võivad ühel hetkel olla ühes koolis ja teine hetk olla teises koolis, mis iganes põhjusel. Ja piirkondlikult võiksid olla lastele ja peredele sarnased lähenemised, sest see lihtsustab ka lapsevanemate ja lapse vaatest kogu protsessi. Ja muidugi ka see, et valdav enamus lapsi ja noori tegelikult osaleb mitteformaalõppes erapakkujate asutustes. Et kui me räägime just huviharidusest, siis statistiliselt võttes 1/3 on, või 1/4 isegi, 1/4 noortest osaleb siis munitsipaalhuvikoolides ja ülejäänud saavad huviharidusest osa erahuvikoolides. Ehk siis, kui me väga kitsaks tõmbame oma koostöövõrgustiku, siis me juba kitsendame osade noorte jaoks mitteformaalõppe võimaluste arvestamist ja see läheb omakorda vastuollu siis sellise võrdse kohtlemise printsiibiga. Vabandust, ma Tormi korra segan, et kas sul peaks olema veel nähtavad slaidid ka? Kas praegu ei ole? Ei ole. Ahaa, okei. Nonii. Huvitav. Proovime uuesti. Nii, nüüd on. Nüüd on olemas ja kui sa saad need panna esitlusvaatesse, oleks väga tore. Nii. Kõik okei? Ja, liigu õigesse kohta nüüd ja siis on väga hästi. Just, nii, saingi selle eesmärgi siin räägitud ja natukene
selgitatud ka siis seda tausta, miks selline eesmärk on pandud. Konkreetselt siis, kellele see taotlusvoor on mõeldud? Kohalikele omavalitsustele on see mõeldud. Millal taotlusvoor avatud on? Avame selle augustis ja taotlust on võimalik täita kuni oktoobri lõpuni. Me teadlikult võtsime üsna pika taotlemise perioodi, arvestades, et see jääb õppeaasta algusesse, et saate ise siis valida endale sobivaima hetke selle taotluse täitmiseks. Perioodiks, toetuse kasutamise periood on 1 aasta, ehk siis näiteks kui te taotlete sellel aastal, siis saate kasutada seda 26-27 õppeaastal. Ja kui nüüd kohalikud omavalitsused otsustavad, et nad ikkagi see aasta veel ei taha taotleda selleks raha ja teevad seda järgmine aasta, siis on selleks ka võimalus olemas, et me oleme reserveerinud igale kohalikule omavalitsusele ikkagi toetussumma ja keegi teine selle võrra siis topeltsummasid taotleda meilt ei saa. Eelarve maht on meil siis 685 000 eurot ja igale kohalikule omavalitsusele on siis kindel summa, mis kujuneb siis selle alusel, et on fikseeritud baassumma 4339 eurot pluss siis iga formaalõppeasutuse kohta 707 eurot lisaks. Ja mida selle toetuse eest siis me eeldame, et te teeksite? Me eeldame, et tekibki teil erinevate formaal- ja mitteformaalõppeasutuste vahel ühine koostöökokkulepe, milles siis osalevad nii munitsipaal-, riigi erakoolid, mitteformaalõppe pakkujad. Suuremates piirkondades on variant seda kujundada selliselt, et tehakse ka piirkonniti nagu väiksemad võrgustikud, et ka see variant on täiesti aktsepteeritav. Siis me soovime, et te vaataksite avatud silmadega peale üldse, kes teie piirkonnas toimetavad, ehk siis kes on need formaalõppeasutused ja mitteformaalõppe pakkujad teie piirkonnas, et jällegi ühegi noore võimalusi siin kõrvale jätmata. Siis nagu iga normaalne võrgustik eeldab, et on teatud kokkulepped, kuidas see võrgustik toimib, kuidas infot vahetatakse, kes sinna võrgustikku kuulub, kes seda võrgustikku juhib ja nii edasi, et sellist väikest ülevaadet siis sellest võrgustikust peaks selle toetuse perioodi lõpuks tekkima. Ja selleks, et hinnata, kas tegevus on olnud ka tulemuslik, ehk siis kas on toimunud muutust selles osas, kui paljud noored on võrreldes varasemaga saanud oma mitteformaalõppe arvestatud, et siis küsime ka sellist statistilist ülevaadet. Et siis just formaalõppeasutuses toimunud muutuste kohta. Nii. Ja see mul siin slaidilt on puudu, aga mida ma tahan rõhutada, et mille jaoks seda toetust siis üldse nagu kasutada võib, et need on need tulemused, mida me eeldame. Aga tegevuste kontekstis ongi siis mõeldud see toetus ennekõike erinevateks koostöökohtumisteks, mentorite palkamiseks, siis vajadusel koordinaatori töötasudeks, mis iganes on vajalik selleks, et te jõuaksite nende tulemusteni. Tormi, ma küsin siia vahele kohe siia vestlusaknasse tulnud küsimused, et mis kohe haakuvad, et kas formaalõppeasutuste all on mõeldud munitsipaalkoole või ka siis erakoole toetuse summa arvestamisel? Mõlemad summade arvestamisel on arvestatud territooriumil või ütleme selle omavalitsuse piirkonnas olevad
põhikoolid, gümnaasiumid, nii era-, munitsipaal kui ka riigi asutused tegelikult. Et me olemegi lähtunud sellest, et piirkonnas toimetavad haridusasutused teeksid koostööd, sest lõppude lõpuks tingimused, ka seadusest tulenevalt tingimused on ju kõigil samad. Et ühiselt kindlasti on mõistlikum selle koha pealt toimetada. Nii, rohkem vist ei ole küsimusi selle kohta, aga kus me selle protsessiga siis praegu oleme, et on kooskõlastusring käimas ja sellele siis järgneb avalik kooskõlastus ning saame siis loodetavasti augustis selle vooruga avada. Taotluse me teeme teie jaoks ikkagi võimalikult lihtsaks, et pikki tekste ja suurt lävepakku sellele taotlusele me ei tee. Nagu ma ütlesin, me oleme reserveerinud iga kohaliku omavalitsuse jaoks ikkagi toetuse selle protsessi rakendamiseks ja seetõttu meie huvi on ikkagi need lapsed, kes saavad osa formaal- ja mitteformaalõppe lõimingust. Et see oleks ikkagi üle Eesti sarnane. Nii, kas on veel küsimusi siin seoses selle taotlusvooruga? Hetkel vestlusaknasse ei ole tulnud, aga julgustan siis küsima otse, võib-olla kellele mõni küsimus kripeldab. Hetkel vist ei ole, aga võib siis kindlasti kirjutada, kui mõni küsimus ikkagi üles jääb. Aga siin on mõned küsimused tulnud siis lõimingu osas konkreetsemalt. Aga sa võid Tormi ära lõpetada võib-olla siis oma esitluse siin. Ja kui ma tohin nendele lõimingu osas tekkinud küsimustele vastata. Absoluutselt, Regina. Vastata, et siin on küsimus sellest, et keskhariduses on tekkinud puudujäägid reaalainete osas siis COVID-i perioodi tõttu. Et kuidas seda lõimida ja see juhendmaterjal konkreetselt siis selle küsimusega ei tegele, et see on väga oluline probleem ja sellele peab kindlasti leidma võimalusi selle lahendamiseks. Ja seda võib-olla võiks uurida, et milliseid tugiõppevõimalusi, diferentseerimis- ja õpiraskuste toimetuleku metoodikaga võiks tegeleda. Aga juhendmaterjal tegeleb siis selle küsimusega, et mida teha siis, kui oskus on juba omandatud või omandamisel, et juhendmaterjal konkreetselt tegeleb siis sellise küsimusega. Ja järgmine küsimus, mis on tulnud, et kas ja mil määral käsitleb materjal olukordi, kus mitteformaalõppe pakkujal, treeneril, ringijuhil või noorsootöötajal puudub kvalifikatsioon ja või kutse. Et kas sellisel juhul saab siiski õpilase tulemust ja lõimingut arvestada. Ja juhendmaterjal tõesti ei sisalda seda kvalifikatsiooninõuet, et ja saab kindlasti arvestada, aga arvestamise otsuse teeb aineõpetaja. Et ma tean, et on praegu tegemisel ka noortevaldkonna suur kobarseadus, kus on kvalifikatsiooninõuded ehk sisse toodud, ma ei oska seda kinnitada, selle kohta oskab Tormi rääkida, aga praegusel hetkel kvalifikatsiooninõudeid otseselt ei ole riiklikult seatud ja see juhendmaterjal ka seal neid välja ei too, aga ma ütlen veel kord, et lõimingu arvestamise otsuse teeb aineõpetaja, tugines õpilase esitatud tõendusmaterjalile, juhendaja kirjalikule tagasisidele või tõendile tunnistusele
ja vajaduse korral siis vestleb õpilasega, tutvub portfoolioga või praktiliste ülesannetega, et see on siis see tõendusmaterjal. Et minu poolt, aga Tormi tahab kindlasti. ma korraks küsin, vabandust, ma sekkun Jah, jälle, see oli seesama minu küsimus, ma lihtsalt just. täpsustuseks, et kas aineõpetaja, kes seda siis nagu nii-öelda hindab, et kas temal selles mõttes on õigus sellest keelduda sellel põhimõttel, et või pigem mitte? Juhendmaterjal toob välja ka selle protsessi osa, et kuidas ja mil viisil see keeldumine peaks olema, et aineõpetaja võib keelduda selle lõimimise siis et kui ma siis ütlen niipidi, et kui lapsevanem on esitanud tõendi, siis see tõendi esitamine veel ei taga lõimimise kinnitamist. Et aineõpetaja võib keelduda lõimimisest. Kas just selle põhjendusega, et pigem on ikkagi välja toodud ka juhendmaterjalis, et see peab siis mitteformaalhariduses omandatu peab kattuma ainekavaga. Et see on see osa. Ja siis ta peab välja tooma, et miks ta siis, mis osa sealt ei kattu või mis osa ta siis ei arvesta või kas ta täielikult ei arvesta. Aitäh! Palun. Ma rõhutan siin üle, et kvalifikatsiooni puudumine ei ole alus ikkagi või sellest lõimimisest keeldumiseks või õpitulemuste arvestamisest keeldumiseks. Et nagu ütleb ka meil põhikooli gümnaasiumiseadus, et kui lapsevanem esitab avalduse ja on kattuvus õpitulemustes kas riikliku või individuaalse õppekavaga, siis seda tuleb ka arvestada. Noortevaldkonna seadus on tõesti siis loomisel ja sellega koos on ettepanek kehtestada ka noortevaldkonna töötajatele, kelle all me siis peame silmas huvihariduse õpetajaid, noorsootöötajaid ja ka projektipõhiseid, näiteks laagrikasvatajad, juhatajad. Nendele siis kvalifikatsiooninõuded, et see protsess on ka käimas, aga rõhutan siin üle, et õppida saab ka ilma kvalifikatsioonita juhendaja käe all. Et kvalifikatsioon ei ole absoluutne selles osas, et tagada õppimine või siis vastupidi. Et tuleks lähtuda ikkagi sellest, mida tõendatakse. Kui on kahtlus, siis vajadusel kas lisatestida või siis ka õpilasega vestelda nende õpitulemuste saavutamise üle. Ja kui ikkagi need õpitulemused ei ole õpetaja vaatest saavutatud sellisel tasemel nagu riiklik õppekava või siis selle alusel kooli õppekava ja individuaalne õppekava ette seavad, et siis see on see alus, mille alusel on võimalik ikkagi see avaldus nii-öelda tagasi lükata. Et ainult kvalifikatsioon ei ole see tingimus kindlasti mitte. Julgustan siis veel küsima, et meil on veel küsimusteks siin praegu aega jäänud. Kas on mingisuguseid konkreetseid juhtumeid, mida osas tahaks täpsustusi? Aga kui ei ole küsimusi, siis mulle tundub, et võime otsad kokku tõmmata ja alati siis võib pöörduda, nii nagu juba varem sai öeldud, ja kindlasti küsimusi saate. Ja peagi siis saadame ka kohalikele omavalitsustele mentori infot, nii nagu sai lubatud. Ja siis kindlasti ka taotlusvooru info kohe, kui need on siis menetletud ja saab kõik avada nii-öelda. Aitäh kõigile osalejatele. Meil on hea meel, et oli väga palju kuulajaid ja saadame siis kindlasti osalejatele ka siis selle salvestuse info ning esitlused. Aitäh, kõike head!